Juba 2 kuu vältel oleme igal laupäeval näidanud teile kallid nurgakivi vaatajad, kuidas areneb, kuidas kerkib Tulbitee elurajoon. Täna oleme siin viimast korda. Tulbitee elurajoon on praktiliselt valmis. Kas aeroplokkidest ehitamine käibki nii kiiresti? Jah, nii see ongi tegelikult. See ongi üks selline eelis aeroplokkidele, et see ladumine on lihtne ja kiire ja maja seinakonstruktsioon on lihtne. Seal on raske teha mingisuguseid vigu sisse. Ta on ühekihiline ja selline soojapidav, sooja salvestav. Nii et igati sobilik materjal nii oma maja ehituseks kui ka siis päris suurema piirkonna arendamiseks. Aeroplokkide omadused ongi just soojapidavus, ta on massiivne ikkagi kivimaterjal, mis salvestab ka endasse nii siis õhuniiskust kui ka siis tasandab hoone sisetemperatuuri, stabiliseerib ja samuti üks väga hea omadus meie plokkidel on just tema tulekindlus, nii et need on sellised kestvad majad nii-öelda, võib öelda, et lisalt pojale. Räägime nüüd natukene veel ka sellest arendusest. Minu jaoks on praktiliselt see näha esimene selline arendus, kus lõppviimistlus on viidud nii kõrgele tasemel, et isegi aiad, väravad, kõik on paigas. Jah, nad teevad seda juba mitmendat aastat niimoodi ja see ongi üks nende ilmselt eelis, miks nad siis nii hästi ka need majad siin müügiks lähevad, et juba kui siingi ringi vaadata, siis on mõnes majas juba elanikud sees. Kardinad juba ees ja lilled taga laual. Niimoodi paistab, jah. Haarok-toodete kohta on materjal olemas meie kodulehel, mille aadress on siis www.haarok.ee ja mis puudutab siis maja projekteerimist, siis ma usun, et Haarok on olnud siin Eesti turul juba 12 aastat. Ma usun, et ei olegi olemas tegelikult enam tänapäeval projekteerijaid ega ka ehitajaid, kes seda materjali ei oleks tundnud, kes ei oska sellega ümber käia, kes ei tunne seda. Nii et ma usun, et klient saab abi peaaegu et iga projekteerija käest. Iga arhitekti käest. Jah, iga arhitekti käest. Ja samamoodi ma usun, et ka ehitusfirmad tunnevad juba seda materjali tegelikult. Teeme koolitusi nii ehitusmaterjalide kauplustes, kui ehitusobjektidel, kui ehituskoolides ja samamoodi ka koolitame projekteerijaid, arhitekte. Me väljastame kõigile inimestele, kes on meie koolitusel osalenud, ka vastavad tunnistused. Ja viimane, mida ma nende majade kohta uurida tahan, on see, kuidas nendes majades ka üle talve elada on. Kuidas see maja talve üle elas ja kuidas teie seal majas talve üle elasite? No meie oleme väga rahul, et talv oli küll, veebruar oli külm kuu, 30 kraadi oli see mingi nädal aega, aga meil oli soe. Kui kõrgeks elektriarved selles majas teil läksid? No maksimum talvel kõige külmemal kuul oligi, selle 30 kraadiga oli 230 ja see oli lagi, et tavaliselt on ikka tunduvalt madalamad. Tulbitee arenduses, mida nurgakivi on nüüd jälginud ehitamise algusest peale, seal said kõik aiad ette, murud korda. Teil oli täpselt samamoodi? Meil oli samamoodi, jah. No me aeda natukese siin tõime kevadel mulda juurde, et oleks natukese parem ja et hakkaks rutem kasvama, aga muidu on küll kõik tipp-topp, et põhimõtteliselt võtmed kätte. Kuidas niisuguse ehituskvaliteediga on, kas ehitaja pidi kuskilt käima midagi veel silumas ka nüüd aasta hiljem? No eks see maja siin praegult alles vajub veel, et mõningad praod on tekkinud, aga ei midagi hullu küll ei ole veel välja. See on hästi minimaalne? Jah, väga minimaalne, ei saa kurta. Soovitame, tõesti.